Tere õhtust! Tere õhtust, kallid kirjanduspeibed, metafoorimimud ja kõik, kes kunagi kell 2 öösel mõelnud, et kas see koma nüüd muudab selle lause saatust või ei. Tere tulemast Mimmu galale. Just nimelt Mimmu. Mitte sellepärast, et kirjandus oleks väike või kuidagi nunnu, vaid sellepärast, et me julgeme teda täna natukene poputada. Ta tahab tähelepanu. Ta tahab, et teda märgataks, et keegi vahel ikkagi ütleks, issand, kui mõjus ja ilus. Et täna on päev, mil kirjandus saab seda sära natuke endale lubada. Kirjanikud muidugi teesklevad, et nad ei hooli sellest, et nad kirjutavad ainult tõe, kunsti ja igaviku nimel. Johaidi! Samal ajal refreshivad oma raamatute hindeid Goodreadsis, ootavad paaniliselt häid arvustusi ja loodavad salamisi, et just keegi praegu jooniks alla nende kirjutatud ridu. Aga üks väike filosoofiline küsimus ka, et mis asi see kirjandus ikkagi on? Kas ta on paks romaan, mis vaatab sind süüdistavalt juba oma 5 aastat tolmusena raamaturiiulil? Või kas ta on üks rida luulet, mis teeb su natukene katki? Või on ta lihtsalt üks mõte, mis ei lase sul magama jääda, mis muudkui ketrab kell 3 hommikul, hei sina, kirjuta mind kohe ülesse. Muidu unustad veel ära. Või on kirjandus lihtsalt üks inimene kuskil köögilaua taga, kes kirjutab lause ja siis jälle kustutab ära, kirjutab uuesti lause, siis jälle kustutab ära. Kuni lõpuks ütleb, las ta jääb nii. Ja nüüd kõige Mimmu küsimus üldse. Kas Mimmu galal üldse on võitjaid? No kuulge, kirjanduses. Seal, kus mõni lause elab 300 aastat, aga mõni teine elab täpselt sama kaua kui liblikas. Aga äkki siis täna ei võidagi äkki autorid? Äkki võidavad hoopis säravad laused? Või veel säravamad ideed uuest käsikirjast? Või see üks lugeja, kes vaatab just praegu seda ülekannet ja mõtleb, et okei, vot homme ma pean kindlasti ikkagi raamatupoodi minema, sest kirjandus on ikkagi nii äge ja särav. Niisiis, laseme täna veidikeseks oma sisemise kriitikule veidi metafoorsed glitterid peale ja anname kirjandusele selle tähelepanu, mida ta tegelikult väärib, mitte ainult täna, vaid aastaringselt. Siis kui kirjandus on Mimmu, on tal vahel siiski vaja, et keegi ütleks, vau, kui äge sa oled. Või mis sa arvad, Kaisa? Kõikidele siin meeldivad mu saiad pehmed ja head. Kõikidele siin maitsevad mu saiad nii nagu peab. Kerkinud ja pringid üle linnakraam, mitte kusagilt te paremaid ei saa. Kõikidele siin meeldivad mu saiad pehmed ja head. Kõikidele siin meeldivad mu saiad pehmed ja head. Kõikidele siin maitsevad mu saiad nii nagu peab. Kerkinud ja kõrged kõige hõrgum kraam, nii nad Jumal andis, küsi vaid ja sa saad. Kõikidele siin meeldivad mu saiad pehmed ja head. Ausalt ainult kaupa leiad letilt siin, õige hinna korral enda kannad viin. Kõikidele siin meeldivad mu saiad pehmed ja head. Kõikidele siin maitsevad mu saiad nii nagu peab. Vanglasse võiks viia mind mu saiade eest, valvur korra proovib ukse lahti ta teeb. Kõikidele siin meeldivad mu saiad pehmed ja head. Aitäh, Kaisa ja Rene! Ja me palume lavale Eesti Kirjanike Liidu esinaise Maarja Kangro. Head emakeelepäeva, kallid mimmud.
kallid kõvad ja pehmed mimmud, kallid mimmude sõbrad, kallid kolleegid literaadid, kallid kolleegid ametiisikud. Emakeel kõlab jõuliselt, aga soojalt, sõbralikult ja roosalt, kui selles öeldakse meie nimesid. Aga emakeel võib olla karm, resoluutne ja terav, kui selles on vaja kaabakaid korrale kutsuda. Ja seda vahel on. Emakeeles, meie emakeeles, minu emakeeles on öeldud näiteks nii. Tühjad ja kobavad kõned, aga kas meie seast mõned aegade kaalul ei vae? Paljud küll jäljetult kaovad. Teised ehk marmoriks taovad. Eestimaa koreda pae. Baas, dolomiit on settekivim, millest moondekivimit marmorit on päris raske teha, aga meil on 7 žüriid, kes on välja valinud 66 või õieti 68 nominenti, nende seast omakorda 11 laureaati, kes nende žüriide hinnangul on teinud eelmisel aastal oma emakeelega kõige väljapaistvamaid tegusid ja kes võiksid seda marmori tagumise tööd tõsiselt võtta. Mõnedki neist saavad kirjandusauhinna juba mitmendat korda, aga on ka neid, kellele see on esimene auhind. Igatahes on see õnnelik päev kõigile, sest auhinna uurijad kinnitavad ikka, et auhind teeb teed teistele auhindadele, on justkui garantiikiri, et see inimene väärib edaspidigi esile tõstmist. Muide, kas te oskate öelda, mitu aastat tagasi anti välja esimesed Eesti kirjandusauhinnad eestikeelse kirjanduse eest? Kas keegi pakub selle aasta arvu? See on 139. Tõepoolest, esimest korda anti välja Eesti kirjandusauhinnad Eesti Kirjameeste Seltsi poolt aastal 1887. Nii et igati väärikas arv. Ja mina, nagu mõni omaaegne klassijuhataja, tahaksin teile öelda, et tehke tööd, ärge jääge endaga rahule, parandage maailma, pakkuge publikule rõõmu ja tehke veel tööd ja veel ja veel ja veel. Aga tegelikult see Betty Alveri luuletus, mida ma teile enne tsiteerisin, lõpeb hoopis niimoodi. Ajal, kus virkus sind piiras, julgesid olla sa siiras, õnnelik, vaba ja laisk. Nii et õigupoolest ma soovingi teile hoopis seda, õige looja on alati siiras, aga soovin ka teile loomulikult õnnelikku ja vaba olemist ja parajat laiskust, mida on väga vaja, sest see on see seisund, milles mõte läheb omaette rändama ja tekivad värsked ideed. Ja soovin teile kõigile palju õnne ja kutsun nüüd lavale Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali eelmise koosseisu esinaise Piret Viirese. Palun, Piret! Aitäh, Maarja! Ja head emakeelepäeva, lugupeetud Kultuurkapitali kirjanduse aastapreemia nominendid ja laureaadid, tervitan teid täna selle puhul. Te olete siin täna saalis ja Kultuurkapitali kirjanduse aastapreemiad on vaieldamatult Eesti ühed tähtsamad kirjandusauhinnad.
on suur au olla valitud oma valdkondades, kas proosas, luules, tõlkekirjanduses, lastekirjanduses, esseistikas, artiklites eelmisel aastal ilmunud parimate teoste hulka. Sel korral antakse välja ka näitekirjanduse auhind ja uus võõrkeelse kirjanduse auhind, nii et uuendusi on ka tänavu. Ja Sihtkapitali ülesanne nende auhindade juures oli ennekõike žüriide kokkupanek, mida meie praegu siis juba lõpetanud, sest nüüd on uus Sihtkapital, koosseis ka tegi. Aga otsused olid žüriide tehad. Ja oleme rõõmsad, et saime kokku asjatundlikud mitmekesised žüriid ja tänan žüriisid tehtud suure töö eest. See polnud lihtne, ma tean, ja minu lugupidamine teile. Ilmunud teoste suur hulk näitab, et eesti keel kui ka eesti keeles kirjutavad autorid on elujõulised. Ja eriti näitab seda elujõudu ja eesti kirjanduse kõrget taset, et valikuid polnud kindlasti žüriidel kerge teha, sest tõenäoliselt väga paljud jäid valitute hulgast kahetsustundega välja. Kui eelmisel aastal me olime siin saalis ja anti kätte siis 2024. aasta eest aastapreemiad, siis see langes kokku Eesti Raamatu aasta algusega, siis nüüd, täna, kui me siin saalis oleme, siis tänase piduõhtu ajal toimub Eesti Raamatu aasta lõpetamine. Seega on tänased nominendid ja laureaadid erilised, kuna nende teosed on ilmunud enamasti just ajal, mil tähistasime 500 aasta möödumist esimesest eestikeelsest trükisest. Te kirjutasite oma teosed või avaldasite oma teosed Eesti Raamatu aastal. Et üks tähtsündmus Eesti Raamatu aasta jooksul on aga kahtlemata olnud Eesti lugejauuringu läbiviimine professor Marju Lauristini juhtimisel, mida on nüüd ka meedias rohkesti tutvustatud ja selle uuringu tulemus on positiivne, kui te olete juhtunud jälgima. Kuuldused Eesti lugeja surmast on suuresti liialdatud. Eestlane loeb, tuli välja. Ja eestlane loeb ka sellepärast, et Eestis on nii palju suurepäraseid autoreid, tõlkijaid ja uurijaid, kelle tööd on Eesti lugejale olulised. Nendest suurepärastest autoritest on 2025. aasta tippude tipp esindatud täna ja siin kirjanduspreemiate nominentide ja laureaatidega. Rõõmustagem siis tänasel pidulikul päeval eesti keele, eesti kirjanduse kui ka ennekõike Eesti lugeja pärast. Ja soovin kõikidele nominentidele ja laureaatidele palju õnne. Aitäh! On ängistav vaikus, maad võtnud ahervare mees, millest vaevu paistab veel me ühisolme tugistruktuur. Rüüstatud ruumid, kus kord üks naine ja üks mees viitsid aega oodates, et saabuks ilus tulevik suur. On üks meist sellel raevukal ööl, kildudeks ka viimse terve taldrikul löönd. Ja ümber voodi hilbud on maas, sest meil on leppimise viimane
faas. Ümber voodi hilbud on maas, sest meil on leppimise viimane faas. Meil on leppimise viimane. Kui taplusteta riin me kambrikesest viimaks kaob, võime kokku liimida küll killud, alles jäävad end praad. Miks lahku minna ei mõista me, varem meisse kaks defektset vast sobime. Ja ümber voodi hilbud on maas, sest meil on leppimise viimane faas. Jumal tänatud, et siiski ümber voodi hilbud on maas, sest meil on leppimise viimane faas. Meil on leppimise viimane faas. Palume lavale esseistika ja artikliauhinna žürii esinaise Brita Meltsi. Alustame artiklitest. Artiklite aastat võib nimetada ühetooniliseks, see tähendab, et ilmus küllalt palju samal tasemel artikleid. See tase oli küll üle keskmise hea, aga seda enam tekkis siis žüriil soov leida nominentideks tekste, mis millegi poolest üllatavad ja pakuvad meile uut teadmist. Lisaks juhtisid valikut sellised märksõnad nagu sügavus, põhjalikkus, hoogsus, avarus, põnevus, köitus. Nii on tänavused nominendid žürii silmis millegi poolest efektselt ebaharilikud. Kas siis enneolematu allikmaterjali, lähenemisnurga, artikli vormi ja ülesehituse, süvenemise määra või hüpoteeside ja järelduste poolest. Ja need nominendid siis koos mõne esile küündiva tunnusega on Tormi Ariva, Minevik, olevik, tulevik, Eesti ulmekirjanduse algus. See on põnev ja detailirikas materjalikäsitlus, uudne ja pädev pilk ühe kirjandusliigi arenguloole ja paigutusele tollasesse kultuurikonteksti. Asko Lõhmus, inimese ja looduse suhte mõtestamine esseistikas. Samuti avaldab selle juures muljet materjalikäsitlus, kirjutaja süsteemsus, seostamissuutlikkus ja põhjalikkus ning ka uudsel viisil teabe elegantne esitus. Mirjam Parve, tõlk ja koopas maheda lõvita, heietus Ungari vältelise heksameetri tõlkimisest Miklos Radnoti hilisluule näitel. See on julge kogemuspõhine esitus. Otsingulises vormis uurimus mängitakse võluvalt välja otse kui poeetiline põnevusjutt. Aare Pilv, esteet Visnapuu ja tema loov rahvuslus. Hea ja selge teoreetiline läbimõtestatus, kontseptsiooni avatakse sidusalt ja veenvalt ja sellele on omane hästi tihe terviklikkus. Teele Pärn, Madis Kõivu hea tragöödia. Iseloomulik on filosoofiline sügavus ja keskse probleemi elegantne harutamine omapärases vormis. Märt Väljataga, rütm ja eepos ehk millesse tõlkida Miltonit. Artikli keskmesse seatud probleeme ja võimalusi vaetakse ühtaegu erodeeritult ja kaasahaaravalt. Nii,
ja palume suure aplausi saatel lavale nominendi Tormi Ariva Minevik, olevik, tulevik, Eesti ulmekirjanduse algus, toetav tekst, Eesti ulme kuumad allikad. Palume lavale nominendi Asko Lõhmus, inimese ja looduse suhte mõtestamine esseistikas, funktsionaalne vaade Eesti esseistikale. Aplaus jätkub. Ja palume lavale Aare Pilve, esteet Visnapuu ja tema loov rahvuslus. Palume lavale Teele Pärna, Madis Kõivu hea tragöödia. Ja palume lavale Märt Väljataga, rütm ja eepos ehk millesse tõlkida Miltonit. Märti ei näe, niisiis artikli auhinna laureaat on, palume lavale Mirjam Parve, tõlke ja koopas maheda lõvita, heietus Ungari vältelise heksameetri tõlkimisest Miklos Radneti hilisluule näitel. Ma vist ulatun nagu... Aitäh. Seega, ma saan kõigega hakkama. Suur aitäh žüriile, suur aitäh Kultuurkapitalile ja aitäh kõigile mu õpetajatele koolis ja väljaspool kooli. Ilusat emakeelepäeva. Jätkame esseiistika valdkonnaga. Esseiistika valdkonnas oli žüriitöö hästi lihtne. Ühelt poolt oli küllalt rikkalik aasta, ilmus palju sisukaid ja mitmekesiseid esseistika raamatuid. Teiselt poolt olid tipud kohe selged. Need 6 nominenti paistsid ülejäänute seas silma kirkalt ja võrreldamatult. Ja eks seetõttu ei ole nad ka üllatavad. Nominente ühendavad üsna samad märksõnad, mis ma juba artiklite juures välja tõin. Tohutu haare, sisuline sügavus, tähelepanuväärne ainestik, raamatuna terviklikkus ja läbimõeldus ja ka vajalikkus. Et see raamat on vajalik lisandus senisesse kultuurikirjutusse. Nominendid koos mõne iseloomujoonega on siis Eve Annuk, Elu kui tekst. Imetust väärib selle sisuline ulatus, metodoloogiline läbimõeldus ja põnevate arhiiviavastuste esitamine kaasakiskuvalt ja kindlakäelises vormis. Janek Kraavi, postesseesid nüüdiskultuurist. Vajalik praeguse kultuuriruumi vaatlus laduses stiilis, kirja pandud seletused ja assotsiatsioonid on ühtviisi mängulised ja harivad. Hasso Krull, igavene taastulek. Selle juures rõhutaks keeruka ja mõjuka idee rahulikku selgitust, täpset argumentatsiooni ja igati nauditavaid mõttearandusi. Toomas Paul, iga raamat avab uue akna. Muljet avaldav on raamatus avaneva maailmataju sügavus ja õpetlikkus ning erisuguse kirjasõnaga kaasamõtlemise hoog. Kadri Tüür, kohustuslik kirjandus. See kogumik on tähelepanuväärsete fookuse seadmistega, mõnusas otsekui vestelises ja sõbralikus laadis, samal ajal allikmaterjali kriitiliselt lähilugev.
Liivi ja Viitol, 2 muusat. Hästi võluva kompositsiooniga. Esiletõstmist väärib tundliku uurija hääle ning allikmaterjalil endal kõneleda laskmise harmoonia. Ja me palume lavale nominendid. Suure aplausi saatel jälle Janek Kraavi, Post-esseesid nüüdiskultuurist. Palume lavale Hasso Krulli, Igavene taastulek. Toomas Paul, Iga raamat avab uue akna, valik mõtisklusi ja arvustusi raamatute maailmast. Toomas Paul ei ole. Nii, Kadri Tüür, kohustuslik kirjandus, keda esindab Elle-Mari Taliväe. Liivi ja Viitol, 2 muusat, väliseesti luuletaja Liidia Tuulse elulugu, 1960. aastate päevik, kirjavahetused Bernard Kangro, Õie Fleigi ja Maria Underiga. Ja me palume lavale laureaadi, kelleks on Eve Annuk, elu kui tekst artikleid aastatest 1995 kuni 2023. Head kuulajad. Minu väike lapselaps ütleb mulle tihti, räägime maailma asjadest. Maailma asjad on tema jaoks väga huvitavad, aga väga keerulised, hoomamatudki. Nagu nad on tegelikult ka meile, täiskasvanutele. Sellepärast me peamegi pidevalt neid maailma asju enda jaoks ära seletama ja lahti mõtestama. Ja seda püüdsin teha ka mina oma raamatus, aga ma mõtestasin neid maailma asju naiste vaatenurgast. Ma tänan väga Kultuurkapitali, kes toetas raamatu väljaandmist. Ma tänan väga žüriid selle rõõmsa üllatuse eest. Ma tänan raamatu toimetajat Kannit ja raamatu kujundajat Kallet. Ma tänan oma kolleege ja ma tänan ka oma peret. Ja ma tänan oma lapselast suure inspiratsiooni eest. Aitäh! Palume lavale näitekirjanduse žürii esinaise Anu Tontsi. Tere ja emakeelepäeva ja kestku meie armas emakeel ja kultuur üle aegade. Näitekirjanduse preemiat antakse välja üle 3 aasta, võiks siis öelda, et 3-aastaku preemia. Ja et kõik oleks selge, siis antakse seda preemiat ainult nendele näitemängudele, mida on eelistanud siis Gutenbergi trükipress. Et selgituseks, et väga paljud näidendid, enamik näidenditest jääb siis failidena Eesti Näitemänguagentuuri arvutitesse, dramaturgi arvutisse, autorite arvutitesse ja neid mängitakse teatrites, aga nad ei ilmu trükis. Seda enam siis tuleb tunnustada neid autoreid ja kirjastajaid, kes on välja andnud ka näidendeid. 3 aasta jooksul jõudis kaante vahele 92 eestikeelset näitemängu. Ja suurem osa nendest näidenditest on jõudnud ka teatrilavale, aga on ka veel päris häid näidendeid, mis ei ole jõudnud ja neid võib veel avastada.
Näitekirjanduses tundub hetkel olevat nii, et kõige populaarsemad on dokumentaalsed ja kultuuriloolised näitemängud. Et selliseid tekste on meie teatrites hetkel kõige rohkem ja neid on ka tänaste nominentide hulgas, õigemini kõik nad kuuluvad siis kas dokumentaalsete näidendite, kultuurilooliste näidendite või dokumentaalsete ja kultuurilooliste näidendite hulka. Näitekirjanduse žürii koosseisus Tambet Kaugemaa, Lauri Saaber ja Anu Tonts valis siis tänavusteks nominentideks. Esiteks Mehis Pihla näidendid Rahamaa ja Ükskord Liibanonis. Need on siis 2 dokumentaalsel ainesel põhinevat näitemängu, üks räägib rahast ja teine pantvangi kriisist. Teiseks Erki Aule Ellujäämise tõenäosus, näidend Johannes Hindist ja tema elusaatusest, vaimust ja võimust. Piret Jaaksi Lõpp, see on näidend surmast, sellest keerulisest teemast, mis puudutab meid kõiki, aga millest me keegi eriti rääkida ja vahel mõeldagi ei taha. Urmas Vadi, 100 grammi taevasina, näidend, kus siis kirjanik Vadi interpreteerib talle omasel moel Artur Alliksaare elu ja olemust. 5. Margus Kasterpalu Siuru sügis, lugu Siuru trubaduuridest, vabadusest, mälust, armastusest ning veel väga paljudest olulistest asjadest. Ja 6. Paavo Piik Sammud, tekst rännak lavastusele, mis viib uitama Tallinna vanalinna käänulistele tänavatele. Ja me palume lavale suure aplausi saatel nominendid, kelleks on Erki Aule Ellujäämise tõenäosus. Ei ole. Piret Jaaks Lõpp. Woohoo! Palume lavale Margus Kasterpalu Siuru sügis. Mehis Pihla, Rahamaa, Ükskord Liibanonis. Paavo Piik, Sammud. Ja me palume lavale laureaadi, kelleks on Urmas Vadi, 100 grammi taevasina. Aitäh teile kõigile. Ühesõnaga on väga tore olla selles roosas valguses, selle munaga, nende lilledega. Ja ma tahan tänada žüriid loomulikult Kultuurkapitali ja muidugi kõiki neid, kes selle näitemängu juures väga olulised olid, alates Tiit Palust ja Vanemuise teatrist, kes siis selle tellisid. Ja hämmastaval kombel täna õhtul mängitaksegi seda lavastust või seda etendust viimast korda, nii et ma ei jäägi teiega siia pidutsema, võtan enda muna ja sõidan Tartusse viimast etendust vaatama ja pärast pidutsema. Aga et suur tänu kõigile ja selle muna ma võtan Tartusse kaasa, aga need lilled ma kingin oma kallile toimetaja Tiinu Tammele, sellepärast, et ei ole ühtegi kirjanikku ega loojat, kes saaks nagu üksi tegutseda, et tal on alati vaja ühte bändi, et toimetajatele ka suur tänu. Palume lavale lastekirjanduse žürii esinaise Mari Niitra. Oli rõõm lugeda läbi kõige nunnum osa eesti kirjandusest, nimelt lastekirjandus,
aga teiselt poolt tekitas see meelehärmi, sest et kuidas peaks ühe auhinna kategooria alla mahtuma mudilasraamatud, noortekad, koomiksid, pildiraamatud, võib-olla ka aimeraamatud. Nii et mingis mõttes tegi see žürii töö kergeks, sest et me valisimegi siis välja igalt poolt midagi, siit nurgast ja sealt nurgast, aga teiselt poolt jäi tõesti kripeldama see tunne, et palju rohkem oleks neid autoreid ja teoseid, mida tunnustada. Ja ma toon ka siis näite sellest kirevusest nende nominentide näol. Näiteks Tiina Laanemi Seest siiru viiruline, mis on siis selline humoorikas Tiiu-Kitsiku piltidega jutt laste ja vanavanemate suhetest, kus laps avastab oma vanavanemate võib-olla salajast noorust. Piret Raua äärmiselt ajakajaline pildiraamat, autoriraamat Tähtis kuju. Anti Saare selline kogukonna idüll ja ka krimilugu Kajakad Anna Ringi piltidega. Ulla Saare mudilaskoomiks Ita ja Piuks prillid. Johanna Undi väga selline võib-olla huvitava vindiga pedagoogiline õppetund, kuidas Augustas päästab maailma. Ja Hugo Vaheri tempokas noortele mõeldud roadtrip Nutivaba. Ja me palume jälle väga suure aplausi saata nominendid lavale, kelleks on Tiina Laanem, Seest siiru viiruline. Palume lavale Piret Raua raamatu eest Tähtis kuju. Anti Saar, Kajakad. Ulla Saar, Ita ja Piuks prillid. Just. Palume lavale Johanna Undi, Augustas päästab maailma eest. Ja me palume lavale laureaadi, kelleks on Hugo, vabandust. Jah, Hugo Vaher, Nutivaba, õige. Ja ma soovin samuti tänada eeskätt Eesti Kultuurkapitali, austatud žüriid selle raske töö eest. Aga ma soovin tänada ka Eesti Lasteakirjanduse Keskust ja kirjastust Tänapäev, kes võtavad ikka jälle vedada noorte romaanivõistlust, mis paljusid kirjutajaid innustab ja ka mind. Ja soovin tänada ka oma armast abikaasat Telet, kes on enamuse mu kirjutatust toimetanud ja tänu kelle heale toele ja nõule ja usule minusse ma võib-olla täna siin ka olen. Ma kummardan kõikide nominentide ja laureaatide ees. Soovin teile head õhtut. Aitäh! Need, kes täna auhinda ei saa, ärge olge pettunud. Nüüd te peate veel kõvasti edasi töötama, siis järgmistel aastatel on teilgi lootust saada. Nii ma ütlen teile, pea püsti, vennaksed. Atsid ja toomaksed, mu armsad õnnaksed, siin me kuldrannaksid nüüd viimaks ongi.
avanti õnnakse, pea püsti ööksed, mu armsad vennaksed, siin me kuldrannakse, nüüd viimaks ongi. Vaadake, paar tuhat aastat ilmalood on ühte soodu tiksunud. Aga nüüd siis mina seistes teie ees, nii sama naine kui ka mees. Mõtlen, arutlen, juurdlen, kalkuleerin, vaagin ja siiski ütlen, et järsku prooviks mingit teist strateegiat. Avanti õnnakse, pea püsti ööksed, mu armsad vennaksed, siin me kuldrannakse, nüüd viimaks ongi. Avanti õnnakse, pea püsti ööksed, mu armsad vennaksed, siin me kuldrannakse, nüüd viimaks ongi. Võiks ju midagi muutuda. Ma väga loodan, et ka teie olete minuga nõus. Tagapool ei ole, sest jõgi on kõrbe kui varutlusloid ja tuim ja kaldale kokku on kuhjatud hiidvanu luid. Teid tervitab tulevik. Tere mu vennad ja tere õed. Tere mu vennad ja tere õed. Tere mehed ja tere naised. Ja kõik on sajandil rassitud, kõike kaasas on tassitud, surma pärast on kassitud, nüüd priius käes, nii et olgu ka prassitud. Avanti õnnakse, pea püsti ööksed, mu armsad vennaksed, siin te kuldrannakse, nüüd viimaks ongi. Avanti õnnakse, püsti ööksed, mu armsad vennaksed, siin me kuldrannaksid, nüüd viimaks ongi. Aitäh, Kaisa ja Rene, ja me palume lavale võõrkeelse kirjanduse auhinna žürii esimehe Mihhail Trunini. Tere õhtust! Suur tänu! Säästasime hästi palju aega, aga ma siiski ei hakka teiega kuritarvitama. Ja räägin hästi lühidalt. Armsad kolleegid, head sõbrad, kõik Eesti kirjanduse huvilised. Suur au minu jaoks seista siin teie ees ja suur rõõm on öelda, võõrkeelse kirjanduse auhind, mis varem oli vene keeles kirjutavatele autorile auhind, on pärast hiljutist reformi muutunud minu meelest sisulisemaks ja nähtavamaks kui varem. Tänavu oli žürii tõepoolest võimalik teha valik, mis ei olnud tingitud üksnes kategooria olemasolust, vaid tegelikust kirjanduslikust olukorrast. Ma ei hakka loetlema nominente, te võite näha neid siin üleval ja seda teeb minu asemel meie vapustav ja särav õhtujuht. Heaks tooniks oleks siin võib olla nimetada ka neid autorid, kes tänavusse lühinimekirja jõudnud, kuid on siiski kirjandusväljal märgatavad ja vääriksid mainimist. Selle ilusa võtte vaatasin kunagi ära Jüri Kolgi pealt. Aga kuna minu kõne on protokolliliselt piiratud umbes 2 minutiga, siis ütlen praegu lihtsalt välja peamise. Žüriil oli sel aastal tegelik valik mitmes keeles ja mitmes žanris kuulutatud raamatute vahel, ning tänavune lühinimekiri kondab 6 kõige silmatorkavamat teost vaadeldud perioodist. Tänavused nominendid näitavad veenvalt, et Eesti kirjandusruum on mitmekeelne, avatud ja elujõuline.
Erinevad keeled ei seisa siin teineteisest eraldi, vaid osalevad üheses kirjanduslikus protsessis, kujundades koos meie kultuurilist olevikku ja loodetavasti ka tulevikku. Ja mis võiks emakeelepäeval olla meie ühisele kultuurile parem kingitus kui just see teadmine. Mul on väga hea meel innetelda kõiki tänavusi nominente, kelle nimed kõlavad kohe siin saamas lavalt meie armsa õhtujuhi esituses. Tema auks tellisin ma tänaseks õhtuks endale isegi roosa särki. Pole see aga nii oluline. Tähtis on hoopis see, et teosed, mida kohe nimetatakse, annavad põhjust mõelda. Võõrkeelne kirjandus ei ole eesti kirjanduse kõrvalnähtust, vaid selle loomulik ja oluline osa. Elagu eesti kirjandus, Eesti suure E-tähega minu jaoks. Suur tänu! See roosa särk ikkagi on tähtis. Aga me palume väga suure aplausi saatel siia lavale nominendid, kelleks on Heidi Iivari, Meidän suvun miehed, meie suguvõsa mehed. Palume lavale Sofia Elisaveta Katkova, trail tendined Akille ja Kavilja eest, Akilleose kõõluse ja pahklu vahel. Igor Kotjuh ja Dmitri Kotjuh, Arkadia. Jelena Skulska, Shakespeare и его призраки, Shakespeare'i kummitused. Ei ole. Ja palume lavale Polina Tšerkassova, Moorja, Meri. Ja me palume lavale laureaadi, kelleks on Xavier Bouvet, Le Bouteille Blanc ja Valge laev, keda esindab Xavier Boutet ei ole kahjuks, aga teda esindab Reti-Maria Vahtrik. Keda ka vist ei ole. Ahah, selge. Siis ei esinda keegi ja läheme aga edasi. Võtan ise vastu, jah? Nii, ma palun lavale, mõttekirjanduse tõlke žürii liikme Hasso Krulli. Tervist kõigile. Mina olen lihtsalt selle žürii liige. Selle esimees ei ole vist praegu veel Eestisse tagasi jõudnud ja tegelikult ongi selline lugu, et Margus Ott astus esimehe kohalt tagasi, aga ilma mingisuguse konfliktita, täiesti pingevabalt. Tegemist oli siis sellise, täna õhtul võiks öelda, mimmuliku taandumisega ja selle kõigega oli väga hästi nõus ka Katre Talviste, meie 3. liige. Et mina esindan siis niimoodi enam-vähem meie ühist seisukohta, eriti muidugi nominentide osas. Et see mõttekirjandus on väga keeruline kategooria, mida ta enne kõike peaks sisaldama, selle tavaliselt iga žürii ise lepib omavahel kokku. Meil oli žürii suhteliselt niimoodi filosoofilise mõtlemise poole kaldu, aga kindlasti mitte ainult, et tahtsime, et oleks esindatud erinevad tugevad tõlketeosed, mille tõlkimine nõuab tõesti kogemust ja loovust ja samas, et ka tõlkijad
taust oleks selline, et on näha pühendumist. Ja nüüd siis tulemus oli nominentide osas selline, et nagu ma praegu hakkasin mõtlema, neist 6 nominatsioonist 4 lähevad inimestele, kes on tõlkinud inglise keelest, mis muidugi on iseenesest praegu väga hästi kättesaadav kirjanduskeel paljudele meist, aga samas tõlkimine ise on ikkagi teose uus loomine eesti keeles. Et ma siis nimetan kõigepealt need inimesed, need olid siis Tatjana Hallap, kes on väga kaua tõlkinud analüütilist filosoofiat, teadusfilosoofiat inglise keelest väga pühendunult ja täpselt. Siis Henrik Soova, kes tegelikult on peaaegu nagu debütant, ta on enne ka tõlkinud, aga mitte midagi nii nõudlikku ja niisugust korraga lihtsust ja täpsust vajavat teksti nagu Ludwig Wittgensteini Sinine ja pruun raamat. Siis on selline mõtlemist ergutav ühe žürii liikme lemmikteos Planta Sapiens, Paco Calvo ja Natalie Lawrence autorid. Selle on siis tõlkinud hästi viljakas tõlkija Krista Kallis ja inglise keelest veel tõlgib Alari Purju poliitökonoomia klassikat viimasel ajal, siis nii hästi Ricardo kui Maltus on eesti keelde jõudnud veel ka üks Paul Krugmani raamat poliitökonoomia. Möödunud sajandil oli kaua majandusteadlaste hulgas nagu unustatud või ajaloo prügikasti nihutatud žanr, aga nüüd on aeg, kus see ilmselgelt on tulemas tagasi, nii et nende teoste ilmumine rõõmustas väga. Ja nüüd siis on veel 2 nominanti, üks neist on Mart Kangur, kes juba mõnda aega on tõlkinud tõesti nagu erilisi raamatuid prantsuse filosoofiast, seal on Jacques Derrida, on Bruno Latour, on Gilles Deleuze ja Félix Guattari, tänavu aasta siis René Girard, kes pärast nüüd seda niinimetatud mimeetilist pööret, mis on filosoofias ja inimteadustes tulnud, on muutunud tõesti väga oluliseks autoriks, oluliseks lähtekohaks ja Tsongkhapa virgumisteed käsitlev traktaat, mille on tõlkinud Kadri Raudsepp otse tiibeti keelest. Eriliselt nõudlik saavutus. Et nüüd ma siis palun, et kutsutaks need nominendid ja suure aplausi saatel me kutsume lavale nominendid. Nii, Hasso ära, miks Hasso läheb ära? Hasso, mine tagasi. Jaa. Nii, me kutsume lavale Tiiu Hallapi, John Searle, vaim, keel ja ühiskond, filosoofia reaalses maailmas, John Lozzi, ajalooline sissejuhatus teadusfilosoofia, John McDowell, vaim ja maailm, tõlked inglise keele eest. Tiiut ei ole. Nii, läheme edasi. Krista Kallis, Paco Calvo, Natalie Lawrence, Planta Sapiens, taimede olemuse jälil, tõlge inglise keelest. Kutsume lavale Alari Purju, Toomas Robert Maltus, essee rahvastikuprintsiibist, kaastõlke Eneret Soovik, David Ricardo, poliitilise ökonoomia ja maksustamise põhimõtted, Paul Krugman, arengeograafia ja majandusteooria, tõlked inglise keelest. Palume lavale Kadri Raudsepa, Tsongkhapa virgumiste astmete suur traktaat, tõlge tiibeti keelest.
Henrik Sova, Ludwig Wittgenstein, Sinine ja pruun raamat, tõlge inglise keelest. Henrikut ka vist ei ole. Ja seega me palume lavale laureaadi, kelleks on Mart Kangur, René Girard, Vägivald ja püha, tõlge prantsuse keelest. Siin peaks lihtsalt tänama. Ühesõnaga, aitäh kõigile. Ma olin üllatunud ja olen väga meelitatud selle au eest. Aitäh! Väga hea, kõned on lühikesed, saame varem õhtule kõik ja me palume lavale ilukirjanduse tõlkežürii esinaise Mari Laane. Kõigepealt eesti keelest võõrkeelde tehtud tõlked. Nende juures on mul nimetada 2 meeldivat asja. Esiteks rõõmustab see, et on olemas selliseid väga teenekaid tõlkijaid, kes on tõelised Eesti kultuuri saadikud, olgu siis Lätis, Leedus või ingliskeelses kultuuriruumis. Ja et samal ajal eesti keele tõlkijate read ka täienevad. Nii et on lisandunud uued tõlkijad nii prantsuse kui ka serbia ja tšehhi keelde. Ja teiseks rõõmustab muidugi see, kui need tõlked teises kultuuris ei kuku kuhugi musta auku, vaid leiavad ka mingit vastukaja. Ja nomineeritud tõlgetest suur hulk on ka saanud, neid õnneks on ka märgatud ja mitmel puhul on just ka tõlgete kõrget taset tunnustatud. Ütlen žürii poolt veel suur tänu Eesti kirjanduse teabekeskusele, kes meid nõustas selle valiku juures ja tutvustan lühidalt auhinnakandidaate. Adam Cullen on inglise keelde tõlkinud hulgaliselt nii luulet, proosad kui näitekirjandust ja eelmisel aastal ilmus temalt Lennart Meri hõbevalge. Seevastu Guillaume Gibert ilmutas möödunud aastal oma esimese suure tõlke eesti keelest. See oli Nikolai Baturini Karu süda, mis on keerulise keelakasutusega, aga tõlkija ei teinud mingid järeleandmisi selle edasiandmisel. Ja see tõlge on ka Prantsusmaal saanud tunnustava vastuvõttu. Veel üks väga teenekas tõlkija on Danute Giraite, kelle vahendusel on ilmunud juba ligi 40 Eesti kirjaniku teost. Ja nüüd said täiendust Tõnu Õnnepalu ja Leelo Tungla leedundused. Samuti jätkab oma viljakat tõlketegevust Maima Grimberga. Ja eelmisel aastal jõudsid läti keelde Jaan Kaplinski, Karl Ristikivi, Kairi Loogi ja Joonas Tildre teosed. Matthew Hyde astus järgmise sammu Tammsaare Tõe ja õiguse tõlkimisel inglise keelde. Nüüd on ilmunud juba 3 osa ja on oodata järgmist 2. Ja viimaseks Anna Sedlatškova on tõlkinud koguni 2 erinevasse keelde, nii et tänu temale on nüüd tšehhi keeles võimalik lugeda Rein Raua täiuslikku lause surma ja serbia keeles Maarja Kangro klaaslast. Palju õnne tõlkijatele! Ja me palume suure aplausi saatel nominendid, kelleks on Adam Cullen, Lennart Meri, hõbevalge, reisikiri tuulest ja muinasulest, tõlge inglise keelde. Danute Giraite, Tõnu Õnnepalu ja Leelo Tungla tõlked leedu keelde. Maima Grinberga, Karl Ristikivi, Jaan Kaplinski, Joonas Tildre ja Kairi Roogi tõlked läti keelde. Matthew Hyde, Anton Hansen Tammsaare tõlked inglise keelde. Palume lavale Anna Sedlatškova, Rein Raua ja Maarja Kangro tõlked, üks tšehhi keelde ja teine serbia keelde. Nii, Anna on tulemas.
ja me palume lavale laureaadi, kelleks on Guillaume Gibert. Nikolai Baturini Karusüda tõlge prantsuse keelde. Guillaume ei ole kohal, aga teda peaks esindama Berk Vaher. Kas Berk Vaher on kohal? Ei ole, selge. Siis me läheme edasi. Ja lähme edasi tõlgetega võõrkeelest eesti keelde. Nimetan jälle 2 meeldivat asjaolu. Esiteks on meeldiv, et tõlkekirjanduse paremik pakub üldpildist hoolimata mitmekesisust, mis on tõlkekirjanduse üks väga oluline funktsioon. Seega nomineeritud teoste seas on esindatud nii eri lähtekeeled, žanrid, ajastud, voolud, suuremad ja väiksemad kirjastused. Ja teiseks rõõmustab see, et selle mitmekesisuse loomisel teevad suurepärast tööd paljud tõlkijad, kelle seast me pidime valima siis auhinnakandidaadid. Ja sellel valimisel arvestas žürii ka tõlkijate varasemaid saavutusi, nii nagu selle kategooria statuut ette näeb. Ning me valisime just sellised teosed, mis esitavad tõlkijale mingi erilise väljakutse. Nii et need tõlked, mida ma nüüd nimetan, ei ole lihtsalt väga head tööd, vaid need on meistritööd. Ja nimetan siis Maarja Kangro on tõlkinud saksa keelest Ernst Jandli luulekogu Õnnesoov. See on selline luulekogu, mis annab tõlkele võimalust ka tõeliselt hoogsaks ja virtuoosseks ümberluuletamiseks. Indrek Kohvi tõlkes ilmus Fernando Pessoa Rahutuse raamat. Sealjuures on tõlkel meisterlikult õnnestunud säilitada teksti sisemine rütm ja selle melanhoolne täpsus. Mart Kuldkepp on tõlkinud vana-islandi keelest Nooleoti saaga ning ta on väga õnnestunult leidnud sellise sobiva tooni, kuidas seda vana verejanulist teksti väga elusana tänasesse päeva tuua. Liisi Rünkla tehtud John Alec Bakeri Rabapistriku kohta ütlen väga lühidalt, et tegemist on ääretult muusikalise lugemiselamusega. Sigrid Tooming võlub täiuslikult puhaste ja kargete tõlgetega. Norra keelest eelmisel aastal ilmusid Jon Fosse Uus nimi ja Amalia Skrammi Konstantse ring. Ja viimaseks on Aet Varik oma varasematele saavutustele lisanud veel 2 tõlget. Need on siis David Foster Wallace'i Unustus ja Joseph Conradi Lääne silme all. Kumbki teos esitab tõlkele väga erineva väljakutse ja Aet Varik on sellega väga suurepäraselt toime tulnud, mis žüriid ka ei üllatanud. Palju õnne, tõlkijad! Nii, ja me palume lavale suure aplausi saatel nominendid, kelleks on Maarja Kangro, Ernst Jandl, Õnnesoov, tõlge saksa keelest. Palume lavale Indrek Kohvi, Fernando Pessoa raamatu eest Rahutuse raamat, tõlge portugali keelest. Indrekut ei ole, aga teda esindavad tema pojad Paul ja Sander. Või siis ainult üks. Palume lavale Mart Kuldkepp, Nooleoti saaga, tõlge vana-islandi keelest. Palume lavale Liisi Rünkla ja Ott Bakeri Rabapistrik, tõlge inglise keelest. Palume lavale Sigrid Toominga, Jon Fosse Uus nimi, Amalia Skram, Konstants Ring, tõlked norra keelest. Ja me palume lavale laureaadi, kelleks on Aet Varik, David Foster Wallace, Unustus, Joseph Conrad Lääne silme all, tõlked inglise keelest.
Head kuulajad, suur aitäh selle ootamatu rõõmu eest. Ühes minu tõlgitud raamatutest Joseph Conradi Lääne silme all on tegelaseks vaene tudeng, kes on maailmas täiesti üksi ja loodab usina õppetöö varal jõuda oma kohani maailmas ja saada kellekski. Ja jutustaja ütleb siis tema kohta nõnda, et inimese tõeline elu on see, mis saab talle osaks teiste inimeste mõtetes. Kas austusest või loomulikust armastusest. Ja kui nüüd selle pilguga vaadata, siis on ju ka kulka auhind, mitte ainult tunnustus või raha, mis sellega kaasas käib, vaid ka väike võimalus mekkida natuke rohkem tõelist elu. Suur aitäh kõigile, aitäh žüriile, aitäh Kultuurkapitalile ja Hierodümuse sihtasutusele ja suur tänu kirjastustele ja muidugi suur tänu toimetajatele Marika Miklile ja Lauri Eesmaale. Ja kui Mark Soosaar sai elutöö auhinna, siis tahtis ta tänada kõiki, kes on teda eluteel toetanud ja arvas, et küllap on neid sama palju kui puid ühes suures metsas. Minu haare ei ole kindlasti nii lai kui temal, aga ma arvan, et ühe väikese metsatuka, ühe variku jagu on teid kindlasti. Nii et suur tänu kõikidele ja head emakeelepäeva. Noored, mul on nii hea meel selle üle, et saabunud on kevad. Suur aplaus kevadele! Hea kevad jäi, see pinna sulatab, võib ju kivimaksu vuliseda kaaneta. Kui sul on põues pakid suus või mõnest raktist takistus ja kallis minu kase mahlast janud täis. Lirtsub botas, märg on mätas, tärkav loodus õndsust tundest pakatab, on karmid talvetormid möödunud, kõik pungad õitsengule andunud, et raisku ei läheks mesimahl orgaaniline võlusaft ja kallis minu kase mahlast janud täis. Loik on maas, piripill, lahinal, aprill virdab, valgub tarbist aru Jüri kätse alipikk ja liiga vinge tall. Me justkui koogutanud diktatuuri all, kuid mida kõvem külmakraad on virre, seda magusam. Ma ütlen, tõstab tuju, annab lapsi, lubab julgelt võtta napsi, ravitseb ka kiilas väisust, käes on kase mahlade aeg. Olete valmis? Ma juba väga olen inspireeritud sellest lauast, kes lõi klaase kokku. Kullakesed, ometi võiksite teada ju tüvitekste.
midagi ei ole teiega teha. Loodame, et teile tuleb siis inspiratsioonimahlad peale selle kevadega. Aitäh, Kaisa, selle eest ja me kutsume lavale põhižürii liikme Tiit Aleksejevi. Tere! Meie žürii juht Liisa-Johanna Liiv on kaugele nägeva pilguga ja suuremeelne, ta otsustas, et kõik žürii liikmed peavad saama laval käia, aga Maarja Vaino kahjuks ei saa täna meiega olla, ta tervitab teid kõiki ja seepärast oleme laval meie kaks. Head emakeelepäeva teile kõigile, head emakeelepäeva keelekõnelejatele, selles keeles loojatele ja selles keeles lugejatele. Eesti keel, loomine, lugemine, sõnad kõlavad sarnaselt ja sarnased need ongi, kesku eesti keel veel 1000 aastat ja olgu see päev, kui Eesti autor on ühtaegu kirjutaja, looja, kirjastaja ja ka lugeja, et olgu see päev veel kaugel. Kevad on saabunud, inimesed joovad Pegasuse terrassil kasemahla ja veini, toetavad Kultuurkapitali. Aitäh teilegi, mu armsad! Kevad on saabunud, maapind on pehme, roomikud jäävad mutta kinni, aitavad ukrainlastel võidelda, et ülejäänud Euroopa saaks kultuuripreemiaid üle anda ja istuda õdusas roosas koopas. See on vajalik, sest võitlus käib millegi nimel. Ja kui nüüd jõuda järjega žürii töö juurde, siis vaba auhind on neetult äge auhind. See annab žüriile lõpmatud võimalused toetada autoreid, kes on neile olulised, kelle teosed nad imetlevad ja oluliseks peavad. Autorile endile on see neetult raske auhind, sest konkurents on tihe. Ja kui nüüd mõelda kõigi nende nominentide peale, siis igaüks neist võiks läbi lüüa omaette žanris. Kohe tuleb pähe graafiline romaan või poeem või epistolaarne romaan või valgustavad kognitiivsed ajuuuringud, seniks kuni meil veel on midagi, mida uurida. Aga teie loal, armsad sõbrad, ma võtan roosa mapi vahelt paberi ja loen need nominendid ette, sest ma mäletan inspireerivat Heidi Iivari luuleõhtut, temagi on üks olulistest autoritest, täna üks nominentidest, ta luges oma luulet ja ta luges luuletusi 2 korda, see kinnistas luule sõnumit ja ilu ja mina siis lähen tema jälgedes ja aitan kinnistada nominentide nimesid ja nende suurepäraseid teoseid. Seega, lugemine algab. Printsessid ja trubaduurid. Ivar ja Astrid Ivaski kirjavahetus Marie Underi ja Artur Atsoniga aastatel 1957 kuni 1979. Peatoimetaja Marin Laak, koostajad ja toimetajad Kanni Laabi ja Tiina Saluvere. Jaan Aru, Aju, vabadus. Ene-Liis Notton, Tähed Agnesele. Helga Nõu, Ennõu. Need meie väga vanad armastuskirjad. Indrekov, Olena, London. Ära oota midagi. Lauri Sommer, Sugupuu.
aitäh teile, et te need teosed kirjutasite, aitäh Kirjanike Liidule, kes on korraldanud vägeva ürituse, aitäh Svetale, kes seda kureerib ja soovin teile kõigile head tõelise elu mekkimist, sest ma usun, et veini ja süüa tuuakse veel juurde. Aitäh! Tuuakse, aga siiski, selleni on natukene veel aega. Me palume suure aplausi saatel lavale vabaauhinna nominendid, kelleks on Jaan Aru, Aju Vabadus. Indrek Kohv, Olena London, Ära oota midagi. Marin Laak, Kaini Laabi, Tiina Saluvere, Printsess ja trubatuurid. Ivar ja Astrid Ivaski kirjavahetus Maria Underi ja Artur Atsoniga. Ene-Liis Notton, Tähed Agnesele. Helga Nõu, Enn-Nõu, need meie väga vanad armastuskirjad. Ja nüüd me palume lavale laureaadi, kelleks on Lauri Sommer Sugupuu eest. Ütleme nii, et see oli ootamatu käik asjade, kes teab veidikene, mis on vahepeal juhtunud, siis see auhind on ootamatus. Ma proovisin siis rääkida 9 autorist ja paljudest kõrvaltegelastest, nii nagu võib-olla loovisikutest ei ole räägitud. Veidi teistmoodi, kui neist räägib kirjanduslugu või kirjanduskriitika. Ja ühtlasi proovisin paar tegelast üldse unustusest päästa, et see on võib-olla isegi tähtsam kui nende kuulsate inimeste varjatud tahud. Tänan kõiki lugejaid, tänan sõpru ja vaenlasi, tänan Kulkat ja tänan seda kevadet, kus see asi juhtus. Aitäh! Nii, ja nüüd me palume lavale põhižürii esinaise Elisa Johanna Liivi. Tere õhtust ja kena emakeelepäeva. Alustame luuleauhinnast. 2025 oli luulele külluslik aasta. Kui hetkeks peatuda kogudel, mida nominentide seast ei leia, siis võiks tuua välja näiteks Kalle Käsperi Minu Panteoni, mis liigitub antiikluulekogu alla või antiikluule alla, või ka Toomas Kiho poliitluulekogu Pundinuiad. Ja kui edasi liikuda juba nominentide juurde, siis me leiame sealt Paavo Matsini Paeri looga mängiva teose Paeri laulud või Doris Kareva Palved ja loitsud kogumikus Maast leitud, tuulde tõlgitud. Kareva tekstides hiilib ka mingi mütoloogiline element, mida leiab ka Berit Kašani Aprillist. Aga mitte ainult. Aprill vaatleb lisaks elu ka siit ja sealt poolt, helgusest ja hämaraladelt. Ja kui eelnevalt sai mainitud poliitluulet, siis tahaks välja tuua ka poliitilise tooni, olgu siis otsemalt või kaudsemalt, aga selliseid torkeid leiab nii Martin Alguse Elektrost, Karolina Pihelgase kogust Ikka veel ja ka Riste Sofie Kääri Apsust. Sealjuures on kõik need 3 kogu väga eriilmelised. Tahaksin lõpetada selle sama tõdemusega, millega ma alustasin. 2025 oli luulele väga külluslik aasta. Ja me palume suure aplausi saatel lavale nominendid, kelleks on
Martin Algus, Elektro. Doris Kareva, Maast leitud, tuulde tõlgitud. Riste Sofie Käär, Aps. Paavo Matsin, Paeri laulud. Karoliina Pihelgas, Ikka veel. Ja me palume lavale laureaadi, kelleks on Berit Kašan Aprille eest. Ma tänan. Nii, ma tänan. Ja ma annan. Ja, ma tänan. Kui ma juba siin olen. Kõike võib tahta, karta ja loota. Seda, mis tuleb, mitte keegi ei oota. On teadupoolest öelnud tänavune postmortem juubilar Betty Alver. Ja kõigepealt ma tänan kõiki inimesi ja teisi, tänu kellele see au mulle osaks on saanud. Ja mõtlen, et Alveri poole võiks teha ühe kummarduse veel eraldi ka sellepärast, et ta on lasknud meil meeles pidada, et lisaks täpselt sihitud sõnale on meeletu vägi ka sellises loodusjõus nagu õnnelik ohe. Aitäh! Ei teagi, mida pärast nii stiilset sisenemist ja lahkumist öelda. Lähme edasi proosa juurde. Kui ma proovin teha lühikese katse proosa-aasta kokku võtta, siis ma võiks tuua välja 3 tähelepanekut. Esiteks, põlvkondade vaheline suhtlus, mida võib nomineeritud raamatute puhul näha nii Eva Kohvi ajaloolises romaanis Õhuskõndija, Kairi Loogi romaanis Tantsid olm põrandast, kui ka Liisa Almani jutukogus Kes aias. Teiseks, kreutzwaldlik pajatus, mis on otseselt esil Andrus Kiviräha Eesti rahva uutes juttudes, aga ka Mehis Heinsaare eesti keelde sukeldujas. Ja võib-olla ootamatult asetaksin sinna ka Andrus Kasemaa Minu kangelased, mis võiks öelda, et räägib meie lugusid, aga nii-öelda äärealadelt. Ja kolmandaks, ma olen kirjutanud siia rockis lühivorm, aga ma nüüd tahaks öelda, et lühivorm täiega mimmus. Aga muud midagi, vaatame siis, mis sai. No nii, ja me palume lavale proosa nominendid, kelleks on Aliis Aalman, Kes aias. Andrus Kasemaa, Minu kangelased. Andrus Kivirähk, Eesti rahva uued jutud. Eva Kohv, Õhuskõndija.
Kairi Look, Tantsitolm põrandast. Ja me palume lavale laureaadi, kelleks on Meis Heinsaar Eesti keele sukelduja eest. Aitäh žüriile ja Eesti Kultuurkapitalile ja kui öeldi, et paar minutit kõnet, siis ma tuli nii mitugi või erinevat mõtet pähe. Võib-olla selle mõtte väljenduseks läheb 3 minutit, aga mõned eelnevad on teinud lühemalt, siis võib ka 3 minutit endale lubada. Et inimesega käib ju kaasas kogu aeg ja ruum, need on aeg ja ruum on ta sees ja ta ümber ja need on ka ju mingis mõttes, kui neid isikustada, siis nad on ka sõbrad. Ikkagi inimene kulgeb ajas nagu oksake voolab jões mere poole, et mina olen oma jõega jõudnud sinnamaane, et juba kehastan 50-ndatesse jõudnud inimeste põlvkond, aga alati on näiteks konkreetselt ees õpetajad või kes omal ajal, keda olen lugenud, kelle stiilist midagi üle võtnud ja üks põlvkond, kus väga palju sündis kirjanikke, oli 1890 kuni 1993 ja nende seas siis väga palju Siuru liikmeid, Semper, Visnapuu, Kailit, Barbarus ja siis ka Peet Vallake, novellist. Loomulikult oli seal ka Maria Under, aga tema oli selle seltskonnas tuumisik võib-olla isegi, aga tema oli 83. aastal sündinud. Tal oli näiteks õnne nautida seda esimese vabariigi aega kauem. Aga miks ma seda kõike räägin, oligi, et kui ma asetan näiteks ennast, kui oleks sünniaasta 1892, siis ma oleks kuskil seal nende, kes seal tihedasti siis 1890. algul sündisid, nende hulgas ja praegu oleks aasta 1945 ja ma oleksin tõenäoliselt, kui ma oleksin näiteks välismaale läinud kas pagulane või kui ma oleksin Eestis olnud või ma ei tea kus, siis ma ei tea, mis oleks üldse. Ja see teeb just sellise erilise mingis mõttes esiteks tänutunde, et siin on niimoodi võimalik sellisel mängumaal olla, sellisel jumalikul mängumaal nagu Eesti, et teiseks on see, et kui juba seal pagulases nad olid, siis väga palju nukrust, ikkagi enamus nende kirjandusest ja luulest tuli välja Kailitil, Underil ja ka teistel ja kes siia jäid, nendel olid väga üldse eriskummalised saatused, eks ole, Johannes Vares Barbarus, ma ei tea, kas süütunde tõttu või kui ta seal peaminister oli, kas siis ta tegi suitsiidi lausa ja väga ja ainuke, kellel võib-olla hakkas kuidagi uus mingi väike tõus oli Hendrik Visnapuu, aga luuletajad võib-olla vajavadki tõukeks teatud traagilist nooti, et 30-ndatel ta kuidagi liiga muutus selliseks ühtlaselt mugavusluuletajaks, aga 40-ndatel tal tohutult tuli jälle mingi uus puhang, aga Visnapuu oli erand. Et mis ma tahan öelda on see, et kui nemad sealt kuskilt oma väliseesti lahkusid koosviibimiselt või siin Eestis eriti oli see veel palju hullem tol ajal, see kaos ja segadus, et siis praegu lahkudes ükskõik kas oma koju või maakoju, et see ilm, et isegi mesilased või linnud, või ükskõik see ruum, see aeg, kus on, et nad on ikkagi kuidagi, ma pean neid kõiki nagu oma sõpradeks, kaasa arvatud eestlasi, kes siin vahepeal tohutult tülitsevad ja riidlevad, nad on ikkagi üks perekond, nad ei lähe üksteisele nugadega kõrikalale nagu mingites suurriikides, et nad on ikkagi kaklevad, aga selles on isegi mingisugust sellist mingis mõttes ikkagi selline riiakas perekond või et see on tohutult suur privileeg, et see nagu annab mingisuguse
lisasihukese tänutunde ja sihukese nagu rõõmu edasi tegutseda, et just nagu iga päev ma ikkagi natuke, ma ei tea, hommikul kohvi juues mõtlen selle peale, et see ei ole päris niisama, et on sihuke nagu vaba riik ja võimalus edasi tegutseda, mängida ja nii edasi, et ma väga tänan. Seal, kus lääne muurelained löövad lokku üle pea, sa tõmba rohi rindu, küllap hingel hakkab hea. Hei kelner juurde kalla, kallis rahvas kaasa joo. Kõik mured tallab, tantsib lava peal matroon. Kui on rikki läinud peegel ja sul surub miski sees, pole auru välja lasta, üksi meeste privileeg. Sa säti ennast lille, tuli punaseks tee suu jalas, igas kõrtsis kindel kõlab üle linna blues. Seal, kus lääne muurelained löövad lokku üle pea, sa tõmba rohi rindu, küllap hingel hakkab hea. Hei kelneri juurde kalla ja kallis rahvas kaasa joo. Kõik mured tallab, tantsib laua peal matroon. On elus palju muud ju kui nõude pesu vaid, ja midagi on puudu suisa kuid ja nädalaid. Sa enda seljast kalla siis kõik lollid kodutööd ja matlihõlmad valla lehvi linna läbi öö. Seal, kus lääne muurelained löövad lokku üle pea, sa tõmba rohi rindu, küllap hingel hakkab hea. Hei kelneri juurde kalla ja kallis rahvas kaasa joo. Kõik mured tallab, tantsib laua peal matroon. Meie siit omalt poolt Rene Pauliga soovime teile kõikidele, nii nominentidele kui ka laureaatidele või laureaatidele ja siiski ka nominentidele palju õnne ja soovime teile ka ilusat emakeelepäeva. Ja nüüd kohe-kohe joob kätte see hetk, kus me saame hakata rahulikult veini jooma. Seal, kus lääne muurelained löövad lokku üle pea, sa tõmba rohi rindu, küllap hingel hakkab hea. Hei kelneri juurde kalla ja kallis rahvas kaasa joo. Kõik mured tallab, tantsib laua peal Aitäh, Kaisa ja Rene. No nii, auhinnad on jagatud, aplausid on plaksutatud, ükski tänukõne polnud liiga pikk. Tuleb välja, et sõnade peale lugemine aitab järgnevate pidude korraldamiseks lihtsalt, jah. Aga võib-olla mõnel võib-olla jää midagi ka ütlemata. Aga see võib-olla ongi selline kirjanduse loomus, et te jääbki veidi alati pooleli. Täna õhtul me nimetasime võitjaid, andsime diploneid ja lilli ja võib-olla ka väikese tunde, et mõni raamat on korraks justkui, kui mitte maailmas, vähemalt Eesti kultuurikese. Olgu nii, nad ongi. Aga Mimmu filosoofia sosistab siinkohal ikkagi midagi muud või vähemalt lisaks. Ta ütleb, raamat ei lõppe auhinnaga, ta algab lugejaga. Raamatud tegelikult ei hooli kaaladest, et ses osas natuke sellised ulakad. Võib-olla tõeline auhind ei ole muna ega diplom, võib-olla on see selline tunne, et kuskil keegi loeb ja mõtleb, et mina tunnen sama või nii huvitav, ma ei teadnudki, et nii võib ka. Sest kirjandus ongi natuke selline Mimmu.
ta paneb end ilusti riidesse, tuleb galaõhtule, saab aplausi, aga siis läheb vaikselt tagasi inimeste juurde, istub kuidagi nende mõtetesse ja võib-olla jääb sinna elama, kui veab. Nii et kui te täna siit lahkute, võtke see kaasa. Võtke kaasa mõni lause, mõni mõte või lihtsalt see tunne, et sõnadel veel on jõudu. Võib-olla ka täitsa maailma muuta. Aga enne muidugi on meil pidu ja siia tuleb ka üks selline pildistamise masin, nii et te saate kõik selle ilusa roosa valguse ja vaibasest teha endast väga kauneid mimmu pilte. Aitäh teile, palju õnne kõigile, head emakeelepäeva!